Kui te kasutate oma igapäevaelus prille näiteks arvutiga töötamiseks ja need prillid on tõepoolest kvaliteetsed prillid, siis te olete kindlasti tähele pannud, et need prilliklaasid nagu helgivad vastu selliselt rohekalt, lillakalt. See tähendab, nende klaasidel on peal mingi kate. Kuidas aga hooldada prille, et see kate seal peal kahjustada ei saaks? Alustaksime sellest, et mida see helklev kate seal prillide peal prillidele annab? See helklev kate tegelikult näitab, et me oleme jõudnud tänapäeva. Et kogu maailm liigub rohkem digitaalse sellise aparatuuri poole, nutiseadmed vajavad nägemist hästi lähedale, kompuuterid ja laptopid natuke kaugemale ja need katted siis annavad selle võimaluse, et silma kaitsta kahjulike kiirte eest ja inimesele hästi näha. Aga siin nurgakivi saates ma kõigepealt tahaksin rääkida seda, et inimesed vajavad erinevate tööde jaoks erinevaid prille. Inimesed, kes teevad tolmustööd, nemad ei pea selliseid katteid, nemad ei tohikski selliseid katteid kasutada, sellepärast, et puhastades tolmust prilli, kriimustub prilliklaas väga kergesti. Aga selleks on kõva kattega prillid. Aga just need kompuuterklaasid, nemad kaitsevad siis digiaparaatide kahjulike kiirguste eest ja annavad võimaluse inimesele hästi näha. Kui ma siia teie juurde sisse astusin, siis jõudsin pilgu heita ka letti, seal olid olemas veetapesu puhastusvahendid, veetapesu nurgakivi vaataja jaoks teatud tuntud kaubamärk. Jah, veetapesu sobib kõikide prilliklaasi katetele, aga kõige tähtsam on see siin talveperioodil, et tema on vett hülgav vahend ja erinevates temperatuurides liikudes ta kaitseb selle udu tekkimise vastu, mis prilliklaasile tekib. Ja sellepärast on veetapesu üks selliseid paremaid klaasipuhastusvahendeid ja praegusel külmal talvisel ajal väga soovitatav. Andrus, kuidas see prilli puhastamine nüüd sinu vaatevinklist käib, et millised lapid, kuhu, mida pihustada? Veetapesu vaha on selline natukene teistmoodi puhastusvedelik, jah, et siin on ka lapid väga tähtsad. Ja kui nüüd rääkida prilli puhastamisest, siis prilli puhastamiseks on olemas ülihead mikroakud lapid. Kuidas käib arvutiekraani puhastamine ja kõigepealt, kas üldse veetapesu sobib nagu arvutiekraanile? Jaa, veetapesu sobib kõigile ekraanidele, nii telekaekraanidele, nutitelefonitele, tahvelarvutid kui ka siis läpakad ja tavalised lauaarvutid. Ja ekraani puhastamine on üks selline väike nõks on, et tuleks lasta lapi peale vedelikku, hõõruda laiali ja siis lapi kuiva poolega tuleks üle poleerida. Ja siis on tulemus selline, et ekraan püsib palju kauem puhtana. Aga siin tasuks võib-olla mainida seda, et kui nüüd veetapesuga on näiteks puhastatud, siis on niimoodi, et alati ei ole seda vedelikku võib-olla vaja lastagi. Et võib-olla piisab ainult selle lapiga kergelt üle tegemisest ja on teil jällesti ekraan täiesti puhas. Meil on e-poes on siis Eestis kõige suurem valik erinevaid tooteid siis erinevate suurustega pudelite sees. Aga siinkohal tasuks ära mainida, et meil veetapesus nüüd täiesti uus uudis on see, et meil on võimalik järelmaksuga osta. Ehk siis suuremaid pudelid saab jaotada mitmete kuude peale ja kuna seda vedelikku jagub väga pikaks ajaks, siis on võib-olla mõttekas hoopis mõelda selle järelmaksu peale. Nüüd aga veel, me ajame oma juttu siin Stock Opticas ja veetapesu vahendid, nii nagu ma jutu algul ütlesin, on siin letis olemas. Kas Stock Optica on selles mõttes nagu erandlik prillipood? Stock Optica ja Pereoptica kauplusi on üle Eesti 35 ja selles mõttes ongi hästi mõnus, et kuna nüüd võib-olla siis jõulukingitusest rääkida, võib-olla siis kellelgi sünnipäev kunagi tulemas, et hästi lihtne on astuda enda kodu lähedal olevast prillipoest läbi, vaadata, proovida, prillipoe müüjad lahkelt on nõus aitama teil selles suhtes informatsiooniga, samamoodi, et kui te soovite nagu veenduda, et kas see asi ikka on nagu see, millest me räägime, siis tõesti poes saab ka oma prillitasta puhtaks teha ja veenduda selles, et see on natukene teistmoodi vahend kui nüüd võib-olla mõni teine vahend. Ja kui asi istub, siis kotti, kodus lips ümber ja jõuluvanale. Mina mõtlen küll, et igas Eestimaa kodus võiks üks väike veetapesu olemas olla. Ja teema lõpetuseks ma nii nagu ikka võtaksin kuuldud loost välja ühe fakti. Nimelt see, et
et kui veetapesuga on meil näiteks prilliklaasid puhastatud ja kaetud, siis need prillid ei lähe nii lihtsalt uduseks. Nurgakivi võttegrupil on üks võimalus seda asja katsetada, mitte et me prille teeksime, aga ka meie kaameraoptika läheb talvisel ajal tihtipeale uduseks, kui me oleme kord väljas, kord sees. Katsetame talve jooksul ja eks ma kevadel ütlen, kuidas asi toimis.